selle maja puhul oli idee meil luua siis maja, mis oleks 2 plaadi vahel. Oleme siin kasutanud hästi palju klaasi, et kuna see maja on siin looduse keskel, et siis tahaks kõike seda näha ja seda loodust ka tuppa tuua. Et siin on kõrged laed, mis meile väga meeldib, et hästi palju avarust ja sellist õhku, mis siia metsakeskkonda kindlasti väga hästi sobib. Selle materjaliga puutusin esimest korda kokku umbes 3-4 aastat tagasi ja mida rohkem ma sellesse süübisin ja uurisin, seda rohkem ma nägin, et sellel ehituses, sellel materjaliga ei ole fantaasial piire. Ja kui siis rääkida sellest viimasest projektist, siis oli suur väljakutse alguses inseneridega ehitada maja, millel on sellised suured klaasnurgad, kus ei ole tugiposte, on suured konsoolid, mis seisavad kuidagi õhus. Aga välja tuli, et just selle materjaliga oli seda kõige parem sellist fantaasiaküllast projekti ellu viia. No, puidul on väga palju eeliseid, et meie jaoks kindlasti ühed tähtsamad on see, et puit on naturaalne, see on taastuv materjal ja ta on ka tervisele hea, et see sisekliima, et kui juba sinna majja sisse astuda, et siis on juba kohe teine õhk, mis siin nagu vastu võtab. Väga tähtis on ka näiteks riskilt puidul ehitusaeg, et meie maja valmis siin 5 kuuga, et see on hästi kiire, et kuna need elemendid toodetakse tehases, siis maja püstitus ise võtab aega ainult paar päeva ja koheselt saab hakata nii sise- kui välitöödega tegelema. No iga uue projekti tegemisega, nagu selle maja puhul oli täiesti nullist uus tootesari luua, on alati üllatusi, on alati rohkem aega läheb, aga me tunnistame, et me olime päris kiired siin, me saime hakkama 5 kuuga ja mis ei ole vähetähtis, et me ehitasime läbi talve, et see maja tegelikult sai mais valmis, me alustasime detsembri keskel. Et talvel on teadagi oluliselt keerulisem ehitada, aga eesmärk ühtse samina. No loomulikult on see ootusärevus, et milline kõik lõpuks välja tuleb, et kuna meil ongi see ehitusprotsess ka nii kiire, et siis paljud valikud peab tegema nii, et sa ei ole veel ruumis käinudki võib-olla, et see lõpptulemuse nagu ettekujutlemine, ootamine ja nägemine, et see on väga suur ja mõnus tunne. Ja meil on veel, mis meile endale väga meeldib, mis annaks majale eripära, on 4 sisehoovi või niisugust väikest aatrumit tehtud, kus on toodud sisse siis taimed istutatud, puud ja eelkõige ka nende aatrumitega on selline asi, et nad lubavad meil maja katkestada pikad seinad ja saada rohkem juurde nurgaaknaid tubadesse. Ehk siis arhitektuurselt annab see väga palju juurde ja toob ka loodust jällegi tuppa. Jah, et tänapäeval on ikkagi see maja ehitus juba nii lihtsaks tehtud kliendi jaoks, et kõik need protsessid on juba välja töödatud. Et tuleb alguses lihtsalt valik ära teha ja edasine tegelikult üsna lihtne. Et võib-olla see alguse mõte on nagu hirmsam, et tasub minna konsultatsioonile oma siis valitud majatehasesse või ehitaja juurde, et kes kõik ära seletab. Meie puhul on see hea asi küll, et kuna meil on palju ehitusi korraga käimas erinevates faasides kuni meie enda koduni, siis kliendid saavad kõike neid tulla vaadata, näha, sest paljudel inimestel on ikkagi enda jaoks esimest korda maja ehitus ja inimeste nägemuse arusaamine muutub väga palju, kui ta saab seda katsuda, näha, käia. Ta saab aru, kas tema jaoks on vaja seda tuba kuskilt suuremaks teha, väiksemaks. Et see on suur eelis. Minu jaoks eramajal valik on nagu täiesti ainuvalik, et eramaja pakub privaatsust, pakub vaikust, see loodus siin, et kui on pere ja väiksed lapsed, et see on nagu väga-väga mõnus. Et puuduseid on vähe, et tänapäeval isegi muru ajavad robotid ära, nii et
ka see probleem on lahendatud. kui meie nagu maju vaadata, siis võib-olla see number 1 kohal ei ole praktilisus meil. Kindlasti on tähtis ja kõigi asjade peale on mõeldud, aga see esteetika ja ilu on meil arhitektuuri poole pealt on nagu väga tähtis. Ja eks võib-olla selle järgi saab alati ka inimesi siis, kellel rohkem meeldivad praktilised asjad ja kellel rohkem edevamad asjad. Ma arvan, et see on kindlasti meil põliskodune, et me lõpuks oleme leidnud koha, et kus me tahame jääda ja olla, et selliseid kohti juba ei leia nii kergelt ja see maja on ka nagu ületanud meie ootused. Et pigem siin saab veel nii palju ära teha ja paremaks muuta ja et pigem tegeleks selle maja arendamisega. No väga rõõmustunne oli, et lõpuks oma kodus, et me olime ammu unistanud sellest majast, et kogu pere oli õnnelik.